Tere, kallis kuulaja, tere, kallis vaataja. Hirmud on ühed jutumärkides toredad asjad, mis võivad elus väga palju tagasi hoida. Kutsun sind endaga kaasa väikesele jalutuskäigule, kus jagan mõtteid ajaperioodist, millal arvasin, et ma ei saagi depressioonist ja ärevushäirest terveks. Aga nii nagu pärast paljusid ebaõnnestumisi ikka saabub lõpuks õnnestumine, seega jagan sinuga ka põhimõtteid ning tehnikaid, mis lõpuks aitasid leida tee, kuidas olla inimene, kellel on hea füüsiline ja kellel on hea vaimne tervis. Head kuulamist ja head vaatamist. Olgem ausad, vahepeal lihtsalt oligi struggle vahepeal. Eriti just sisu osas. Sest ma ei tahtnud, et see muutuks nagu lihtsalt sisu tegemiseks. Ma ei tahtnud, veel vähem ma tahan seda, et see kõik muutuks täpselt selliseks, nagu kõik teised asjad on. Igasugused karussellid, värgid, särgid. No neid mulle meeldib teha. Pilte jagada ja videoid teha. Aga põhiline probleem oligi selles, et ma jooksin täiesti tupikusse. Just sellisesse tupikusse, et ma ei teadnud enam, mida teha lihtsalt. Tahan edasi anda just vaimse tervise olulisust, kuidas enda eest hoolitseda, kuidas enda eest seista, kuidas ennast kaitsta ja millised praktilised lähenemised, eriti teaduspõhised lähenemised toimivad ja aitavad ja lisaks sinna juurde veel panna enda kogemus depressioonist ja ärevushäirest taastumisele. Aga reaalselt siuke dead end, siuke tupik oli lihtsalt. Mõtled, et teeks mingi video, mõtleks, et teeks mingi laheda postituse, kus annaks edasi mingisugust väärtust. Ja siis kohe tuli siuke peale. Sest nii kui ma enda feedi vaatan, reaalselt kõik asjad on ühesugused. Mingid 5 lihtsat asja, 3 lihtsat nippi ja muud sellist. Ma tahaks teistmoodi teha. Ma tahaks anda reaalselt väärtust edasi ja mis ei ole suunatud nüüd kohe niimoodi, et tule nõustamisele või ära maga maha seda võimalust ja nagu tekitada mingit sükest kunstlikku efekti. Et pigem ongi, ma tahan tekitada kogukonna, kus on koos inimesed, keda huvitab vaimne tervis. Ja see ongi ainult mõeldud nendele inimestele, keda huvitab hea vaimne ja hea füüsiline tervis. Ja kõik see siis olekski, kuidas selline inimene olla, mida selline inimene tegema peab igapäevaselt, et olla inimene, kellel on hea vaimne ja füüsiline tervis. Jah, siuke struggle oli siis vahepeal. Ja üldse oli aega ka enda jaoks vaja tegelikult. Sest ma olen siin päris mitme erineva laheda projektiga ühinenud, näiteks Corner 1, kõik mootorispordist, hobikaardisari, podcastid, üldse selline Eesti motospordi kajastamine ja ka mujal, näiteks F1 ja sellised asjad sinna juurde. Ja see oligi, nagu teed mitut asja korraga ja lõpuks nagu ongi selline tunne, et ei jõua kõigega tegeleda. Ja samal ajal oli päris äge midagi muud ka teha. Ma teen ka edaspidi. Sest see tõi selliseid uusi mõtteid ja uusi selliseid ideid, kuidas teha ise järgmised sammud kogemusnõustajana vaimse tervise alal ja üldse millist väärtust siis pakkuda. Ja võib-olla kõige nõmedam oligi see, et just see tupikus olemine. Et sealt selline kõige suurem õppetund, kui nii öelda, oligi see, et vahepeal ongi vaja sellist madalseisu või sellist olekut, kus täiega nagu proovid, miskit ei tule välja
ja see tulebki nagu vastu võtta, sellepärast et see viib just sinna punkti, kus tuleb uus idee, parem idee ja asjad hakkavad juhtuma. Minul kestis see praegu kuskil siuke 2-3 kuud, kui mitte rohkem. Ja muidugi selle sees on ebameeldiv olla, aga ma olen kuradi õnnelik sellepärast, et see kõik see vaev ja kõik see struggle ja raskus, see viis nagu punkti, kus jälle on sellist optimismi tunda, kus jälle on tunda sellist enesekindlust, kus jälle on nagu selline kindel suund, kindel visioon olemas ja see aitab ka tegutseda. Ja see on nii haige, kuidas nagu enda mõtted on vahepeal ise enda vastu ja samamoodi tunded, mis süvendavad sellist ebakindlust, usu kaotamist iseendasse, tekitad endale probleeme juurde isegi enne alustamist üldse, mis on väga veider. Kuid jällegi kokkuvõtteks, paska on vaja vahepeal, et jälle jõuda kas siis üks samm kaugemale, võtta rohkem riske, panna ennast olukordadesse, mis on tundmatud, kus on hirm, kus on muutusi ja see omakorda siis konverteerub selleks, et ma saan jälle taas rahul olla endaga ja tunda sellist tänutunnet ja samal ajal ka vaadates tagasi, kui see raskusperiood oli ja võtta sellest, kui et see ei olnud vastik periood, vaid see oligi just nagu periood mulle, et ma kasvaksin, et ma teeks uusi lükkeid suunal ja territooriumil, mis võib-olla on mulle võõrad. Ja see omakorda aitabki seda hoogu sees hoida. No kui läheb raskeks, on ju, asjad ei tule välja, eriti need, millest unistad või mille järgi soovid on endal kuskil mõttemaailmas niimoodi seatud, siis mul peab olema tegevusi, mis endiselt tulevad välja ja need on need kõige lihtsamad asjad. Ehk siis tegevused, mis toetavad minu vaimset tervist ja samal ajal ka minu füüsilist tervist, sest need kaks maailma omavahel on täielikult ühendatud. Ja kui ma olingi seal tupikus, kui mul asjad ei tulnud välja, kui mul ei olnud ideid, siis ma tegelikult pidingi sealt keskkonnast välja tulema. Korraks teha midagi täiesti teistsugust ja samal ajal jätkates nende tegevustega, mis on toetavad. Ehk siis trenni tegemine, pikad jalutused, enda mõtete üles kirjutamine, suhtlemine inimestega ja tegelikult sellest juba mõnes mõttes piisab, sest see hoiab tegevuses, see annab sellise distsipliini olemasolu, et ma lihtsalt ei vahi tühja ja kui mul on see teema ka, et kui ma lihtsalt olen vahepeal ja mitte midagi tees, mul tekib süütunne, et nagu kurat, ma raiskan aega või võiks kuidagi kasulik olla. Kuid neid hetki on ka vahepeal normaalne võtta. Ja need raskused on ju, need on alati millekski valmistavad ette ja need nagu samamoodi tuleb vastu võtta. Nendest ei tasu põgeneda, neid ei tasu kuskil nurka visata. Selles mõttes, et kui raske periood, siis võibki nagu korraks sellest hetke kaosest välja tulla, tehagi korraks midagi muud, puhata, koguda mõtteid, suhelda inimestega. Ja see nagu annab selle järgmise käigu, mis on äge. Aga kui mul oli depressioon ja ärevushäire, siis mul oli igasugused mõtteid peas. Mul olid teatud hirmud, mul olid teatud unistused, mul olid teatud mõtted, kuhu ma soovin kuuluda ja et olla arvestatud ja muud sellist. Aga põhiliselt olid ikkagi hirmud ja deprekast või ärevusest sellised hirmud ongi need, et selline tunne, kus mul on peas ketrab kogu aeg mõte, et ma ei saagi terveks kunagi. Ja see on vastik mõte. See on nii perses mõte, eriti selle poolest, et ma sellega juba ainuüksi ise tekitan endale seda vunki juurde, et mul paremaks ei lähe, sest ma ei usu, et mul läheb paremaks. Ja mul oligi reaalselt hirm, et ma jäängi elu lõpuni depressiooni, ma jäängi elu lõpuni võitlema ärevushäirega ja kõik, mis ma nagu proovisin, teraapia, ravimid,
need ei toiminud, sellepärast ei toiminud, et mina ise ei teinud piisavalt tööd iseendaga, et need saaks mind aidata sellisel kujul, nagu nad mõeldud on. Ja mida aeg edasi, ma otsisin mingit tasakaalu, et lihtsalt olla, et saada korraks nagu sellest keerisest, sellest depreka valust ja sellest ärevuse sümptomitest, kogu aeg paanikavad, ärevushood ja kõik sellised, et nendest eemale kogu aeg. Ja ainuke, mis töötas sellel ajal, oligi joomine. Aga kui mõelda, et see toimis ainult siis, kui alkohol oli veres ja nii kui ma kaineks sain, oli kõik täpselt samamoodi. See oli ajutine ja ajutised lahendused ei jää kestma. Ja ma reaalselt kartsin, et kui see ka nagu ei aita pikemas perspektiivis, siis mul ei olegi mõtet elada. Ja see nagu tegigi kõik teised asjad ka mõttetuks. Üldse mõelda nagu tulevikust täiesti mõttetu, sest kuskil kuklas on mõte, et elagi üldse nii kaua, mul pole mõtet mingi pikemaid plaane teha. Näiteks mingi, kuidas enda pensionipõlv kindlustada või milline kodu soetada või mitu koera või kassi ma võtan või kas ma loon üldse pere või mitte. Kõik täiesti mõttetu. Ja just see oli sellest hirmust, et ma ei saa terveks, ma jäängi selliseks. Ja nagu nõme selle juures on veel see ka, et see taastumine on protsess. Ja kui mul on see deprekas ja ärevushäire, nad on ülimalt kõrge energiaga, intensiivsed siis emotsioonid ja nad on suht mitte meeldivad tundena. Ja kui mingeid häid asju juhtub, ja see ongi nii kuradi keeruline neid häid asju teadvustada või tähele panna või isegi lähevad näiteks väiksed asjad, tegevused, lihtsad tegevused, mida ma teen enda heaks, et mu parem hakkaks. Need ei kaalu seda üldist, seda vastikust üle. Isegi need väiksed edusammud tunduvad. Ma olen kuskil mere ääres viskan ühe liivakübekesse sinna, umbes sama efekt, et see ei oma nagu tähtsust. Kuid 2017 hakkas mul see depressioon välja lööma, 2018 ma sain diagnoosi. Kogu aeg võitlesin, tagasilangused uuesti natuke paremuse poole jälle tagasi ja kuni 2021 siis on ju. Ma põhjust ütlesingi, et ma ei viitsi enam ja tahtsingi loobuda kõigest ja endale lõpu peale teha. Siis oligi see, et ma sain aru, et tegelikult ma tahan ikka väga palju elada. Ja sealt ma nagu saingi selle kuidas lõpuks muutuseid hakata tegema. Sest reaalselt asi on minus endas, sest kui arstid üritavad mind aidata, ma võtan ravimeid ja ikka ma elan samasugust elu edasi. Joon, teen aineid, suhtlen sellises keskkonnas inimestega, keda meid tegelikult ei ühenda mitte miski oma vahel. Pole ju ime, et ma teen kogu aeg ühte ja sama mustrit kogu aeg. Ja kui ma sellest ennast lõpuks välja murdsin, siis ma hakkasin aru saama alles, kui suur tähtsus on pisikestel muutustel ja miks just need aitavad mind kõige rohkem ja ma pean alguses valima ainult ühe. Sest kui ma teen endale sellise to-do listi, mida kõike ma tahan, see ei ole muidugi keelatud. Unistama peab, ambitsioonid peavad olema ja siis mul on ka mingi orientiir, mille suunas minna, eks ole. Aga kui ma olen omadega täiesti augus, siis ma pean valima nendest ühe, millega ma hakkan regulaarselt tegelema. Ja minul seesama tegevus, mis ma praegu tänase päevani teen, on igapäevane jalutamine, sest see aitab mul mõelda, see aitab mul kõigest korraks eemale saada. Ma teen seda isegi siis, kui ma ei taha ja toona tundus see kõige käega katsutava asi, mida ma teha sain. Ja tänase päevani ma teen seda. Ja see on olnud kõige alus, kuidas ma olen järjest endale väljakutseid juurde pannud ja need omakorda on arenenud millestki selliseks, millest mul polnud sellel hetkel, kui ma alustasin õrnaimuga, et on võimalik. Ja mõelda vaid, et ma hirmu tõttu oleksin peaaegu kõik ära lõpetanud. Ja 4 aastaga või 4 aastaga. 2021 kuni siis praegu olen ma suutnud tekitada enda ümber sellise elu,
ja enda sisse sellise oleku, mida ma depressioonis olles arvasin, et ei ole võimalik. Ja see nagu, seda on nii karm aktsepteerida lihtsalt. Ja nõustamist täpselt samamoodi. Kohtun inimestega, ka lootus on kadunud, ei ole usku, me vestleme veidi, me jagame oma mõtteid ja katsumusi ja samal ajal ise küsides küsimusi õigeid. Inimene suudab ise endale pakkuda lahendusi ja see ongi nagu kõige ilusam osa. Tegelikult meil on vastused kõik olemas, kuidas enda raskustest või takistustest jagu saada. Ja hirm on see väga suur asi, mis hoiab tagasi tegelikult edu saavutamast ja miks on nii lihtne kukkuda jälle sinna vanasse harjumuspärasesse mustrisse, sest see on tuttav, ta on ettemääratav ja see on omaseks saanud. Ja minu soovitus nagu ongi see, et kui ma kardan midagi, siis ma pean ikkagi sellele hirmule vastu minema ja alustama pean kõige lihtsamast tegevusest. Sest kui see pikk to-do list on, ma võin ennast üle koormata, või mingid käega lüüa ja uuesti alustamine ei ole küll raske, aga ta on keerulisem, sest ma ei usu, et ma saan hakkama. Aga kui mul on sellised pisikesed muutused, mis on lihtsasti tehtavad, igapäevaselt korratavad, siis kui ma neid tükk aega teen, siis mingi hetk nagu nii tuleb mingisugune tulemus ja juba see ainuüksi motiveerib mind edasi pingutama. Ja see viibki mind nagu kontseptsioonini, et kui ma kunagi arvasin, et ma ei saa mitte kunagi terveks, siis nüüd ma olen veendumusel, et minu ülesanne on olla inimene, kellel on hea vaimne ja hea füüsiline tervis. Ja ma pean mõtlema, mida teeb inimene igapäevaselt, kellel on hea vaimne ja füüsiline tervis. Mis on need lihtsad harjumused, millist elu ta elab, milline on tema elustiil, milliste inimestega ta suhtleb, millised unistused tal on, kuidas ta teisi aitab. Ja ma toon neid kogu aeg enda ellu juurde. Ja ma ei saa kunagi valmis sellega. Ma ei saa kunagi inimeseks, kellel on hea ja vaimne ja füüsiline tervis. Vaid minu ülesanne ongi anda iga päev panus, et ma oleks võimalikult ligi lähedal sellele. Ja seda ma jätkan kuni oma viimase hingetõmbeni. Ja. Aga mul on üks küsimus ka seoses üldse sisu kohta ja mille märksõnad on depressioon, ärevushäire ja vaimne tervis tervikuna. Millist sisu sina näha soovid? Jäta oma mõtted, palun mulle kommentaari ja ma päriselt soovin nagu pakkuda sulle väärtust, tuginedes enda kogemusele depressioonist ja ärevushäirest terveks või depressioonist ja ärevushäirest taastumisele, pluss siis lisades juurde sinna oma koolituste käigus saadud teadmised ja pluss ka siis need kasulikud nõuanded, mida ma olen siis iseseisvalt juurde õppinud, muidugi teaduspõhise lähenemisega allikatest. Ole hea, anna mulle teada ja let's keep in touch.